Keskaegse Euroopa kultuur oli väga kirev ja ainsusest saab sellest rääkida vaid tinglikult. Keskaegne Euroopa oli mitmekeelne ja kultuuriline. Valdav osa keskaegsest kultuurist, suhtlusest ja teabevahetusest oli suuline. Kõrgkeskajal hakkas kirjaoskus aegamööda levima. Kirjakultuuri mõjul sündis samamoodi teadmiste kontaktide võrgustik, mis liitis ühte Euroopa eri osades tegutsevad õpetlased. Kirjakultuuri ja hariduse liitis ühte nende tuginemine autoriteetsete tekstide ringile. Varakeskajal jagasid haridust peamiselt kloostrid. Linnades asusid toom- või katedraalkoolid, kus õpetati tulevasi vaimulikke. Linnades sündis ka täiesti uut tüüpi haridusasustus, milleks oli ülikool. Ka ülikoolide õppejõudude seas oli ülekaalus vaimulikud. Ülikoolide mõjuvõim ja kiire areng tugines neile jagatud privileegidele. Ülikoolis valiti juhte ja õppejõude, korraldati siseelu ning anti teaduskraade.